Tänases osas räägime B2B ostuharjumuste muutumisest internetis, räägime sellest, miks turundajad peaksid rohkem keskenduma sisu tarbitavusele ning ka sellest, millised on 5 teadlikkuse printsiipi, millega kliendi ostuteekonnal kindlasti arvestama peaksid. Mina olen Taavi Altpuu, Muliveri tegevjuht. Alustame tänase Digiturunduse mõttekoda podcastiga. Nüüd, kui me mõtleme ostuharjumuste peale B2B sektoris, siis suure tõenäosusega kõige suurem muutuja või faktor, miks ostuharjumused on muutunud, on nutitelefonid ning internet. Ehk see on andnud tarbijate kätte võimu, see on andnud tarbijate kätte valikuvabaduse, ise otsustada, kus, millal, mida ja kuidas nad ostavad. Nüüd, tarbijatel koondunud sellist valikuvabadust mõjutavad aga erinevad aspektid, millega me turundajatena igapäevaselt ka pead vaevame. Kui sa selles olukorras parasjagu oled, siis kõige mõistlikum on kaardistada enda see ostuteekond ära, et kliendi poole pealt sa saaksid täpsemalt aru, millised puutepunktid sinul turundajana või üldse ettevõttena teil selle kliendiga on ja kuidas te seda puutepunkti paremini teha saate, et klient kiiremini selle ostuni siis välja viia. Ja kui kaardistus on tehtud, saad sa vastavalt sellele siis oma turundusstrateegiat juba täiustama hakata. Aga mis suure tõenäosusega selle kaardistuse käigus välja koorub, on see, et paljud puutepunktid, kus B2B klient otsuse vastu võttis, sinul kui turundajana puudus täielik kontroll, ehk siis sa ei saanud seal midagi mõjutada. Sul oli kontroll mõjutada neid eelnevaid punkte, aga mitte seda, kuidas ta selle otsuse vastu võttis. Hästi suur osa B2B ostuharjumustest täna tuleb läbi soovituste, tuleb läbi tagasiside küsimise. Ehk kui sa töötad materjali läbi ettevõtte puhul, sa teed oma kodutöö ära, siis sa vaatad inimesi, kes on võib-olla nende ettevõtetega koostööd teinud ja siis sa küsid arvamust. What do you say, pumpkin? Nii online'is kui ka offline'is. Ehk see on see koht, kus me saame turundajatena seda arvesse võtta, pakkuda olemasolevat sisu, et seda sotsiaalset referentsi siis nii-öelda tõsta ja selle alusel siis klienti kiiremini ostuteekonnal edasi suunata. Toon 2 reaalset näidet Muliveri ostukogemusest, kuidas meie B2B ostjana oleme siis edasi liikunud selles ostuteekonnas. 7 aastat tagasi umbes osalesin uueks Tartu ürituse korraldamisel. Seal esines Toglist üks inimene, kes rääkis ajaarvestustarkvarast. Siis kui meil see probleem nüüd eelmine aasta tekkis, oli vaja ajaarvestustarkvara, siis mida ma tegin? Mul tuli meelde esimesena Toggle, Eesti ettevõte, läksin Google'isse, isegi läinud Google'isse, kirjutasin otse veebibrauserisse toggle.com, sign up isin, panin krediitkaardi info sisse ja oligi asi tehtud. Onboardisime meeskonna ja oligi Toggle kasutusel. Teine näide oli vaja projekti juhtimistarkvara vahetada, saime soovituse, tehti nii hea prep meile ära, et me olime koheselt valmis selle ära ostma, krediitkaardi info sisse lisama, samamoodi veebibrauserist läksime sisse, ei isegi otsinud selle kohta informatsiooni kuskilt, kuna soovitus oli nii hea, siis krediitkaardi info sisse ja voila, hakkasime seda igapäevaselt kasutama. Ehk mu point on see, et täna me teadvustame võib-olla seda probleemi, aga me otsime lahendusi kuskilt mujalt. Me otsime lahendusi nendelt, kes on juba midagi kasutanud, kellel on nii-öelda success story olemas ja kes näeb, et sellel tarkvaral või lahendusel, teenusel, tootel, mis iganes see ka ei oleks, mis vormis ta ei oleks, on olemas reaalne selline väärtus, mida ta julgeb soovitada ka teistele. Nüüd võin 110% öelda, et suurem osa, need 2 näidet, mis ma tõin, et Toggle ja Basecamp, et nad ei tea täpselt, kuidas meie progresseerusime selles ostuteekonnas ja sellel on lihtne vastus, miks, sest nad lihtsalt ei ole küsinud seda minu käest. Kui nad küsiksid, siis nad teaksid täpselt, millise ürituse ja millise soovituse kaudu ma kliendiks tulin. Kuna nad seda teinud ei ole, siis neil ei ole selle kohta ülevaadet. Ehk minu soovitus on, kui te seda ostuteekondi kaardistate, siis rääkige reaalselt klientidega, proovige aru saada, milliste kanalite, milliste soovituste, milliste kontaktide kaudu see soovitus tulnud on. Ja vastavalt sellele saate siis oma turundusmiksiga toetama hakata ja teha siis teadlikke otsuseid, kuidas, mida ja millal nendele inimestele kuvada. Ja millist sisu üldse kuvada, see on ka väga tähtis. Sest kui sa ei tea, mis sisu sellele inimesele kuvada, kuidas teda ostuteekonnas edasi suunata, siis lähebki see ostuteekond nii pikaks, et tal lihtsalt kaob see motivatsioon võib-olla ostmiseks ära. Ehk siis sa pead turundajana õigel ajal, õiges kohas, õigele punktile vajutama ja kui sa seda ei tee, siis sa lihtsalt kaotad ka konversiooni. Miks sisu tarbitavus on tähtsam kui selle ulatus? Väga lihtne, jällegi toome näite Muliveri enda tegevusest. Ehk
Mida pikemalt sa seda videot vaatad, seda rohkem ma sulle meelde jään, seda rohkem minu nägu sulle meelde jääb, seda rohkem see jutt meelde jääb, mis ma räägin, seda rohkem see sõnum meelde jääb sulle kõik see. Nüüd sama kehtib ka ettevõtete puhul, ettevõtete brändide puhul. Lihtsalt nägemisest enam ei piisa. Me oleme sellest nagu sotsiaalmeedia kampaaniatest edasi liikunud, et juhul kui sa nägid kedagi, et siis ta on nagu oma ala spetsialist või ta on nagu selline turuliider. Sellest enam ei piisa, vaja on sisu tarbida. On a typical day, I'll consume anywhere between 15 and 20,000. Sisu. Meil on vaja seda autoriteetsust tekitada, seda usaldust võita inimestes. Sest kui me vaatame kogu seda digiturundusmaastikku täna, siis väga paljud ettevõtted on tulnud nendele platvormidele, konkurents on aina tihedamaks läinud ja see konkurents ei lähe väiksemaks, see läheb aina tihedamaks. Nüüd see eristumispunkt tulebki sellest, et me anname seda väärtust välja, et inimesed veedavad meiega koos rohkem aega. Samas jällegi mina ütleksin, et 14 potentsiaalset klienti, kes sinu postitusi pidevalt jälgivad ja harivad nendel teemadel, on nagu oluliselt väärtuslikumad kui need 300,000 kasutajad, kelle Facebooki newsfeedis sa ühe piksliga korra läbi jooksid. Et ma arvan, et see aja veetmine, meil praegu siin kahesuunaline suhtlus, sina vaatad, mina räägin, see on tähtsam kui see, et ma lihtsalt panen ühe staatilise postituse ja jään lootma, et see üks päev tuled minu ukse taha koputama ja hakkad minu digiturundusteenust ostma. Ehk siis, mis ma soovitan on see, et optimeerida siis sisu tarbitavusele. Näide mu Liveri puhul, kui me rebrandinguga välja tulime, siis meie esmane eesmärk oligi koheselt jõuda nende raving fännideni, nende inimesteni või potentsiaalsete klientideni, kes võib-olla teavad meid, aga nad lihtsalt ei ole meie uuest kontseptsioonist teadlikud. Et selle kontseptsiooni siis esile toomiseks ja inimeste harimiseks, kes see mu Liveri on ja mis see meie uus identiteet on, kes me nagu organisatsiooni siseselt oleme, selle saavutamiseks on vaja seda videot ka inimestele tarbida. Me tegime kampaania LinkedInis. It's time to get back on LinkedIn. Ühe video vaatamise hind oli 39 senti. Meie jaoks ei olnudki tähtis see, et kui suure hulga inimesteni me jõudsime, vaid pigem see kvaliteetne pool, et inimesed tarbiksid sisu läbi ja teaksid, mida me teeme ja kes me oleme. Ja selle rebrandingu video puhul me jõudsime siis 766 inimeseni, potentsiaalse kliendini, kes selles sihtrühmas olid, väga detailselt sihitud reklaam ja 766 inimest siis vaatasid 75% ulatuses selle video läbi. Võt see number ütleb mulle rohkem kui see, et sul oli 500,000 piksli kuvamist kuskil Facebooki reklaamikampaanias. Lihtsalt inimesed harisid end rohkem, nad teavad rohkem ja kui see nii-öelda community kasvab, suurem hulk inimesi teavad, millega sa tegeled, mis on sinu nii-öelda sisemised väärtused, missioonid, visioonid ja nii edasi, siis see aitab luua seda kogukonda, kes soovitab sind teistele edasi. Et lähme selle esimese punkti juurde tagasi, siis seal oli see soovituste osa B2B ostuharjumuste poole pealt nagu tähtis. Nüüd ongi meie küsimus turundajatena see, kuidas me ise nagu seda protsessi juhime, kuidas me anname inimestele võimaluse siis soovitusi anda ja soovitusi saada. On korrelatsioonis meie esimese ja selle teise punktiga, mida me arutasime, siis selleks on see, et kas lüüa kõike ühe puuga või arvestada sisu loomisel ja selle distributeerimisel ka inimeste teadlikkusastmega. Ehk me kõik oleme oma ostuteekonnas erinevatel teadlikkuse faasides, me teame erinevatest asjadest erinevat moodi, ükski inimene ei ole nii-öelda üks ühele võrdne teisega. Ja sellega arvestades, mis me turundajatena teha saame, on see, et me saame erinevalt ka ära kaardistades siis selle ostuteekonna, tema valupunktid, tema soovid, huvid, inspiratsioonid, motiveerivad mõtted ja kõik selle poole ja üldse arusaamise, miks ta sellele probleemile lahendust leida soovib. Vastavalt sellele saame siis ka relevantseid sõnumeid inimestele edastada. Ehk näide, kui ma olen 74-aastane pensionär ja mul on soov uut sülearvutit osta, siis mul ei ole mõtet rääkida Nvidia graafikakaardist ja Inteli protsessorist. Samas, kui ma olen 14-aastane e-sportlaskarjäärile mõtlev noor, siis ilmselt ei ole mulle vaja rääkida Teamsi kõnedest, mida ma saan lastega teha ning Wordi dokumentide vormistamisest. Pigem sellisel hetkel on selle kliendi teadlikkuse aste juba selline, et ta otsib üksikud tooted välja, mida ta sinna arvutisse kokku tahab panna ja siis ta paneb selle arvuti ise seisvalt kokku vastavalt YouTube'i mingitele õpetustele või mis iganes. We have to feed him. Feed the dragon with the power.
Aha! Put the cables, shove them, just shove the Meil on igal kliendil erinevad teadlikkuse astmed ja sellega tuleks turunduses kindlasti arvestada. Ehk jällegi läheme selle eeltöö enesediagnostika poole, mida inimesed täpselt teevad, kuidas nad teevad, miks neil on soov sellele probleemile lahendust leida, kas nad üldse teadvustavad endale seda probleemi. Et selle mõistmiseks, teadlikkusastmete mõistmiseks on välja toonud Eugene Schwartz 5 sellist teadlikkuse printsiipi, mis käib siis meie ideaalklientide kohta ja millega peaks arvestama, kui me neile turundame ja üldse sõnumeid loome. Esimesena siis on need kõige teadlikumad kliendid, ehk siis siin näites see 14-aastane e-sportlaskarjäärile mõtlev mängur, kes siis on teadlikud pakutavast ning teavad täpselt, kui palju miski asi maksab ning millised omadused sellel on. Lisaks ta paneb selle ise kokku, et järelikult on ta väga teadlik ja temale tuleb hoopis teistsugust nii-öelda sõnumit kommunikeerida. Siis teine on tootest teadlikud inimesed, ehk inimesed, kes teavad, mida sa pakud, aga nad ei ole varasemalt midagi sinu käest ostnud. Ehk nad on teadlikud sinu pakkumistest, on hoidnud Facebookis sinu pakkumistel, ma ei tea, graafikakaartidel silma peal, aga lihtsalt ei ole täna veel ostnud. Nendele jällegi on teised sellised motivatsioonid ja emotsioonid, mis neil nagu resoneeruvad ja sellega tuleb arvestada. Nüüd kolmas sihtrühm on siis inimesed, kes on teadlikud lahendustest, sellest lahendusest, aga nad ei ole lihtsalt sinust kuulnud veel. Nüüd ongi see koht, et võib-olla rohkem rõhuda sellele teadlikkusele, tuua siis seda laia sihtrühma enda reklaamidesse sisse, uued inimesed, külmad kontaktid nii-öelda, kellele sa reklaame näitad ja need on siis need kliendid, kes on pikisilmi oodanud seda, et sa neid päästnud oled. Nad teavad, et on lahendus, aga nad ei tea lihtsalt, et sina oled olemas. Kui sina tuled neile ette, võidad selle usalduse, teed nendega koostööd ja tekitad sinna inimesel väärtust, siis on ta nagu lojaalne klient ja alatiseks sinu kõlakojas sees. Siis 4. klientide segment on probleemist teadlikud kliendid, kes teadvustavad endale, et neil on täna praegu probleem ja ütlevad selle selge häälega välja. Ehk nad on väga aktiivses tsoonis, kus nad tahavad oma probleemile lahendust leida. Hea näide siin on näiteks Google Ads, mida saab kasutada aktiivse vajadusega kliendi püüdmiseks ja seal võib-olla see kommunikatsioon, see nii-öelda trigger, kuidas inimest oma veebilehele saada ja seda ostu sooritama saada, on nagu hoopis teine, kui ta on näiteks Facebooki reklaami puhul külmale kontaktile. Ja 5. segment on siis probleemist mitteteadlikud kliendid, ehk need on need inimesed, kes ei saa aru, et neil on probleem, nad ei teadvusta seda endale. Ja neile on vaja seda probleemi siis selgitada, neid on vaja harida selle teekonna käigus. Siin jällegi, kui me vaatame neid kõiki 5 erinevat aspekti, siis iga potentsiaalse kliendi puhul on see erinev ja vastavalt sellele tuleks ka piisavas koguses informatsiooni neile anda, mis teda kõnetaks ja ostuotsust vastu võtma suunaks. Kui me seda ei tee, siis järelikult ei saa ka me seda konversiooni kätte. Ja kui me liiga palju informatsiooni välja anname, mida me võib-olla teha ei tahaks, siis rikume me sellega nii-öelda selguse ära. Inimesel tekib segadus, ta ei tea, mille osas valida, kes on kõige parem nii-öelda variant, kas see toode on minu jaoks kõige sobilikum või mitte ja ta teeb nii-öelda vale otsuse või üldse ei otsusta sellisel hetkel. Ehk siis see teadlikkustega arvestamine aitab meil nii-öelda luua segaduses selgust ja selgusest formuleerub meie kui ettevõtja jaoks siis rohkem käivet ja kasumit. On aeg teha tänasest podcastist kokkuvõte. Esiteks, B2B ostuarvamused on muutunud, me ei taha inimestele teha valikuid, mis oleksid valed ja mis meile kalliks maksma läheksid. Selle vältimiseks me teeme eelnevalt väga suure kodutöö, proovime mõista, mida me ostame, kuidas me ostame. Seega sinul on vaja kliendile pakkuda siis võimalikult palju informatsiooni ning tuua esile kliendi lugusid, mille puhul ta saab end teistega võrrelda ja samasse positsiooni panna ja anda talle siis põhjust sinu kasuks otsustada. Teiseks, turundajad peaksid keskenduma rohkem sisu tarbitavusele, ehk mida kauem inimesed sinuga koos aega veedavad, seda suurem usaldus neil sinu ettevõtte ja sinu nii-öelda persooni puhul tekib ja seda autoriteetsemaks te neile oma valdkonnas ka muutute ja seda enam teid rohkem siis ka soovitatakse teistele. Ehk siis kui sa oled top of mind, siis tõmbad sa sellega endale ka rohkem äri ligi. Kolmandaks, klientide ostuteekondadel on erinevad faasid, millega me peame turundajatena arvestama. Keskenduda tuleks nendele faasidele siis eraldi turundusstrateegia loomise käigus
Nii saad jagada kliendile kõige väärtuslikumat infot kõige õigemal ajal, kõige õigemas kohas, mis teda ka praeguses faasis kõnetaks ning siis ostuotsus kiiremini edasi vastu võtma suunaks. Selline oli siis seekordne Digiturunduse mõttekoda podcast. Aitäh kuulamast ja kohtume juba järgmisel korral. Tšau! Like cherry on top.